No welcome to the new episode. Nagu lubatud sai eelmises video lõpus, et meil on uus projekt ja see uus projekt on seesama Kotlet 46, rida 4 ülevaatusega pill, no kordub ülevaatusega. Aga siin on probleemid ja me hakkame neid probleeme lahkama ja see on hästi huvitav probleem. Väidetavalt on siin plokikaane tihendi viga, ma sain päris odava hinnaga selle pärast ja mina ei usu, et on plokikaane tihendi viga, sellepärast, et me oleme selle autoga sõitnud, ma olen seda autot piitimas käinud juba ja no ei läinud keema ja survet ka sees ei ole, aga vaatame nüüd siia, siin on väikesed siuke naha, et ma olen natukene mänginud, siin on siukest ollust ja kui nüüd paisuks lahti teha, niuke kabum. Vaat krusi teeb juba kaua. Ei, keema ei lähe. Ei, keema ei lähe, ei, ma olen normaalne pill. Aga kui me vaatame siia sisse, siis võiks nagu eeldada, et on nagu plokikaane tihendi viga, on ju. Noh, lögajane ja värki-särki. Ja kui me nüüd vaatame siia õlikorgi alla, siis kõik on ilus puhas. Ja kui me vaatame õlivarrast, siis samamoodi õliga on puhas. Et ei ole mingit probleemi. Et minul on diagnoos. Mina diagnoosin sellist asja pendliga praegu. Ma ei ole siin mitte midagi testinud. Alexi taga on tegelikult asjad, mis me täna hakkame tegema. Et minu diagnoos on see, et siia on pandud mingi sodi sisse. Kas mingi coolant leak või mingi kuradi klaasipesu vedelik oli minu prognoos. Ma ei tea, Andre, mis sinu prognoos on? Ühesõnaga, see on ülikummaline. Selle autol ei ole ühtegi tunnusmärki, et oleks plokikaane tihendi viga. Ta ei tossa, ta ei lähe keema, tal ei ole jahutussüsteemis või sälgus survet. Ja meil ongi selleks, kui me siiapoole nüüd vaatama, käisin täna automaailmas, not sponsored. Ostsin sellise asja nagu head gasket tester. Ehk siis me saame tegelikult käepäraste vahenditega anda siia tegelikult päris kindla diagnoosi, kas tal on plokikaane tihendi viga või ei ole. Et selleks, ma ei teagi, peab juhendit lugema, mis selleks tegema peab. See peaks sinna panema. Niimoodi, vist. Ei ole kunagi pidanud tegema siukest asja. Selle peaks siia sisse sutskama, siis paneme selle siia ja siis teeme testi. Ja kui siin nüüd ei ole plokikaane tihendi viga, siis mul on ostetud juba täna veepump, termostaat, dossool ja selline asi ka, oota see mul autosse. Mul on selline asi ostetud nagu coolant jahutussüsteemi, siis flush, ehk siis me peseme selle jahutussärgult kõik asjad ära spetsiaalse vahendidega ja siis paneme uued asjad tükid külge ja nii lihtne see ongi. Loogika on lihtne, aga eks näis, et alustame kuskilt maalt, alustame sellest, et tõstame auto üles, võtame katted alt ära ja hakkame lammutama. Me maksime selle auto eest suht safe nagu summad ka veel. Tegelikult tehniliselt riskisime üksi, aga meil on jah, siin sellised projektid, nii et ma räägin. Meie YouTube'i kanalile paneb siia notificationi praegu, tasub panna subscribe, teeme siukest pulli ja see on nüüd, kui sellega läheb hästi, siis see on autodiileri projekt, teeme selle rahaks, sest et noh, aasta algab, raha on vaja, driftikat on vaja ehitada ja tahaks reisidega minna enne drifti hooaega, nii hakkame tegutsema. Natural positions, ma ei tea, vana hea, vaata Andre on auto all ja siin on üldse hästi, siin ongi vist ainult neljaga ta kinni ja no ikka ju. Vana Bemmierigas, kes ikka need, et see kaaluhoid kiirem sõit, mida vähem seda parem. BMW Insenert by Winter Spec kiirem nii vaja, sest poole asjad teed lahti. Nagu driftikeski vaata, käigu hästi 2 poldiga ja kuule, keegi mulle tange tahab anda või? Mis tange tahad? Tange. No vaja nipuka tuuning ka. Nii nagu olema peab. Andre, mul on siuke tunne, et meil on aega liiga palju. Ei, sul on aega liiga palju. Mul on online shopping. Ja siis, kui sul on aega palju, siis on muud aega liiga palju. Jah. Minul on aega, siis on Andrel aega. Kui minul ei ole aega, siis ei ole Andrel aega. Elu käib niimoodi. Varsti on see aeg, kus Andre ütleb, et tema tahab drifti sõita ja siis ma pean neid asju tegema. Kuulete mehe juttu või? Väga ilus juttu. Tegelikult nalja ei ole. Aran on juba 13, ma arvan, siuke 3 aastat pärast me hakkame seal kartu sõitma taga. Siis Andre on sealt peamekaanik. Mingi mekaanik. No ma arvan kardi selle mootori remondiga saab ikka. Norm kuradi lurt silma lund. On pime. Kus mu tangid on? Ja sellepärast enamus mehaanikud ei taha olla mehaanikud, sest et tuuakse talvel mingid roikad, mis kõrdi tilguvad lund ja siis kuule, mida sa seletad? Vaata, tule siia! Mõtleb juba targalt, müts peas, et kiilaks siia. Oota, kus mu tangid on? Sul nagu reaalselt kõhu peal. On ka või? On jah? Täitsa lool.
sitane ka nüüd või? Teise peale on jah. Meie? Silm kinni. Noh. Tuli ära, jopas. Mingi sitt või? Jah. Tükike 46. Oi, pljät. Plastikutükk lendast peaaegu silma raisk. Ja ma praegu, ma ei tea, praegu see põhjas tuleb küll nagu ilusat tosooli. Ja tosool on küll ilus puhas. Ta näpp ikka, vaata, see on kuuma. Ma arvan, et on. Sellest väiksest sellest. Vaata, ma tahan teda sõid komperu sisse panna. Laseme siia õhku peale, ta hakkab seda välja pressima sealt. No vaata, see on raudselt seebivesi. No see, noh, vaata, kus ta mullitab. Ta läheb vahtu. Klaasipesu vedelik. Nagu raudpolt on klaasipesu vedelik. No sest, et see ei ole õli, vaata. Kui oleks ta õli, siis ta läheks nagu tükki. Aga see on nagu konkreetselt nagu mingi kuradi. Ma ei tea, mis siia panti. See võib ka olla, vaata, et seda ei pantud üldse palju. Panti kui juba. Ma räägin, et tegelikult ma arvan, seda panti jumala vähe siia sisse. Alla. Noh, ma ei tea, praegu kaamera veel ei näita, aga tosool on küll ilus puhas. Täiesti ilust roheline. Aga jumala haige on see, et nagu remonditöögas vaata, nagu defekteeriti. Ühesõnaga, backstory sellest autost. See on nüüd see auto, mis meil oli see 39 projekt, mis me oksjonilt ostsime ja peab tõdema, et läbi YouTube'i sai see autoga maha müüdud ja autodiileri vahendusega. Ja kutt tuli koha peale. Hästi tore noormees oli ja ostis auto ära ja siis ta kurtis muret, et tal on üks auto, sellepärast otsibki uut autot, sest et see auto väidetavalt on plokikaane veaga ja küsis, mis auto on, ta ütles 46, küsis Manu, ülevaats on, korduv, ma ei tea, nagu tegelikult just selline auto, mis praegu nagu vaelub, sest et lumi on maas, hetke emotsioon oli ka veidikene. Ühesõnaga, ma ostsin selle auto ära niimoodi, et ma isegi autot ei näinud piltide pealt. Ja Andre veel noogutas pead, mees, mida sa tegid, ostsid mingi plokikaane tihendi veaga auto, millal sa korda teed selle. Ma ütlesin talle selle peale, mul puhkus tulemas, et ma ostsin sellist asja, et paneme siia mingi keemiat sisse, peseme selle sisemuse siin ära, sest et mina arvan siiamaani, et lihtsalt pandud valet asja on jahutuspaaki pandud. Andre muidugi ei usu, Andre arvab, et on plokikaane tihend, aga mina annan targem. Mina ütlen, et tegelikult ei ole, et tegelikult ei tea veel, et eks ta on tihti algades, meil on see testeriga ostetud, aga testeriga sinna veits läheb aega, et kõigepealt laseme selle vana sodi natukene välja ja siis paneme vee ja selle engine flushi sisse. Tegelikult engine flushi ei ole väga hea mõte. Tegelikult oleks võinud ju kohe alguses teha. Kohe alguses võinud teha. Ma olen praegu ka mõtlenud selle sama sitaga. Kõige varem. Meil vett ei ole, tennis juures käime äkki või? Äkki tennis on, garaažis saab vett juurde lasta kankusse. Paneme selle 5 liitrit vett peale ja siis teeme selle testi ära ja siis paneme engine flushi sisse ja vaatame, mis saab. Ma arvan, see on päris mõistlik. Ja seda tegime asju vahes järjekorras praegu, pole hullu. Et ma panen selle lõdiku nüüd tagasi. Näete, kus seda aega on jooksnud siin. See on muidugi see kõige ägedam lõdik, mida alati hästi lõbus panna külge raisk. No nii. Ma arvan, et on õhutatud. Mul on siuke vana kooliviis, kuidas ma õhutan. Ma ei tea, kunagi õppisin ära, et puu sisse, keerad nippi lahti ja kõik korrad. Ka raja ääres, kõige kiire viis tegelikult. Ja nüüd paneme auto käima. Kuna me teeme seda testerit nüüd enne, kui me teeme seda flushi, et paneme ta siin samas garaažis käima mõneks ajaks, las ta läheb kuumaks ja teeme selle testi ära ja peale testi siis paneme siia selle engine flushi paneme sisse, et mitte engine flush, kurat ma ei tee mootoril seda värki, jahutus flush. Ma ei tea, kas sa tõid selle vedeliku ära või? Nüüd on veel. Et paneme selle flushi pärast sisse ja siis vaatame, mis teeb. Aga siis praegu paneme auto käima, tiksub koha peal ja vaatame, mis saab. Teen plokki ka.
näe, video tõestas kõigile, kui pärast auto müüki panen. Kui panen, ma ei tea veel. Või ma tegelikult panin instantsis ostukorri valmis, kõik hüdrod, asjad, särgid. Andre, mis sinu prognoos on? Mina arvan, et siin ei ole mitte midagi viga. Mina arvan, et on. Paneme. Nüüd paneme selle löga sisse. Auto, me ei näidanud seda karpi. Või näitasime karpi või? Ei, karpi näitasime. Engine flash'is ikka ei tulnud autost. No seda ei ole vaja. Praegu jah. Ühesõnaga, me vaatasime video järgi, palju seda löga peab panema. Nii et ma päris kindel ei ole. Ta pani vist. Ei, teisele poole pidi jõudma ta välja ja nüüd ta jäi kinni sinna. Nüüd tegelikult õpetuse järgi on üldse 2 milli. No ma ei tea, aga... No see on ju 2 milli, kui vaatad, see on 10 milli purk. Ääre rohkem pane. Vaata, miks ta üldse sul seal üleval istub juba? Ta ei peaks istuma seal keskel või? Ma ei tea. No ma arvan, nii on hea küll ju. Küll aga keera auto käima. Näe, sigudik. Sa jäid hinge kinni või? Ma jäin hinge kinni. Praegu värvi muudab on. Amen. Ja siis on lihtsalt projekt, aga... Ja praegu on ilus sinine ju. Veel on. No minut aega küll möödus juba. Ei ole. Tule kaamera käinud 2.40 juba. No nüüd on küll minut juba täis. No las ta olla kauem. Me panime äkki rohkem ka kui vaja. Las ta teeb kauem. Ei pannud rohkem. Ma arvan, küll panime rohkem. 2 milli oli. Noh, vaata. Noh, ja nüüd sa tahad öelda, et sa saad siit 5 korda nii võtta. No ma panin mingi 3. Tere, kuidas see kõige põnevam asi üldse? Ma ei tea. Pole vaja tõink ka. Kolla. Ei ole. Ei no minut aega testi ju. Ta ju tsirkuleerib ju. Korras! No näete. Plokikaane tester on ka tehtud. Ja prognoos on see, nagu ma ütlesin, et ei ole plokikaane tihendi viga. Samas see 5-eurone test ei pruugi väga täpne olla. Ei ole plokikaane tihendi viga, sellepärast, et siin ei olnud ühtegi tunnust. Siis, kui see auto nüüd treilaga tuli, siis ma tegelikult ju kordan vist ennast, aga ma sõitsin selle autoga ja ta ei läinud keema. Ma käisin taga, tegin natuke kiiremad sõidud, ma andsin talle hagu ja ikka oli kõik korras. Ja siis tunduski natuke kahtlane ja siis, kui ma kontrollisin seda jahutusvedelikku, siis ta nagu oli siuke vaht, mis oli hästi kummaline. Ma ei ole veel näinud, et niimoodi nagu hakkas vahutama. Ja siis, jah, ühesõnaga ülinormid lood, sest et tosool, mis me nüüd välja lasime, see on siis siin ilusti, mingid õlitükke, mitte midagi ei ole. Ja nüüd on tegelikult järgmine samm on see, et Andre võiks tuua flashi autost. Nii, ja nüüd on siuke asi, radiator flash. Aga ma arvan, et selleks me peame veits seda välja saama. Siia kurat see küll ei maha. Palju sinna läheb? Loe. No ikka läheb. Tõstame siit paremalt teest üles, laseme veits välja ja siis paneme flashi sisse. No ma panen kõik ära, see on nii sodi täis. Point on see, et sa lased kõik välja radikast ja siis sa koos sellega kallad peale. Welcome to another day. Meil on järgmine päev ja järgmised probleemid. Eelnevalt nägite, et plokikaane testeriga kõik oli hästi, plokikaanega on hästi ja me siin vahetame nüüd need veepumbad, termostaadid ja uued osoolid ja kõik asjad on. Ja termostaat tuli ilusti ära, veepump ei tulnud ja veepumbaga on probleem. Veepump on täiesti kinni siin, et me kuumutasime seda, me peksime seda, see ei tule välja ja meil nüüd ongi, ei tea, mis me teeme, kas me tõesti peame nina eest ära võtma, et seda veepump ära saada, sellepärast, et kui see nüüd vabatahtlikult ei tule, siis mul on kaasas selline asi nagu liukaamer ja me proovime korra sörkkangiga, sest et sörkkangi mul ei olnud eelmine kord kaasas. Nüüd on, kui sörkkangiga kohe ei tule lahti, siis nina eest ja ega siin ei olegi midagi, sellega siis välja hakata peksma. 5 minuti töö peaks olema teoorias, aga siia on juba läinud 2-3 tundi, nii et mis teha. Nii et paneme taimlapsi käima, vaatame, mis saab. Täitsa pekkis, kui kinni see.
see ei ole ebareaalne jõud ju. Ja vaata, mis tööristaga ma teen. See ei liigu ka mitte ju. No see on nagu rets jõud või mis sa ei arva? Kinni on kinni. No ma ei ole nii kinni. Veepump enne läinud. No see ei liigu mitte kuhugi sulle. Ja siis ma toksin selle, tead mis selle tööristi nimi on? Pihuhaamer. Stop it. Get some help. Ma ei tea, tennisele helistama. TK Customs. TK Customs tuleb ja teeb korda sellele. Ma ei tea, veits toksid. Ma ei taha tennist tülitada, tegelikult iga võtti siin tülitada. See ei liigu mitte kuhugi suunas. Ja see on juba mehine jõud, ta ei tee mitte midagi. Noh, meil on siin 1,5-meetrine kang, mis oli pihuhaamer ja me saime nüüd esimese milli liikuva, nii et Andre, kütta kuuma. Ops, tuleb. Ma ei näe. Mis sa saad? Ikka ei näe või? Nüüd hakkas midagi tulema. Pane kaust alla. Ma tahan seda pesa näha. Oi! Mine perse. Oi. Pool veepump on sees ju. Aga... Ja ta on täiesti stak. What the fuck nagu? Vara hõiskusime. Vähemalt teadsime, et see veepump ei oleks kuhugi liikunud. Ära vaata, töötas ja. Kirjutage kommentaaridesse, kui kellelgi on sellist asja juhtunud. Ma olen autosid teinud oma jagu. This is first time nagu. What the fuck is that? Sisu saad ära. Ei nagu, ta on täiesti stokk ju. Ei nagu, mul on küsimus, et kuidas teil üldse nagu veepump toimis siis? Kui ta nii perses on. Okei. Ei no kruuveriga see taha. Ühesõnaga. Tahab seda edasi. Pool sisu on mootoris. Pole mitte kunagi näinud sellist asja. Üks kahest, kas me oleme lolli? Ja jätsime midagi tegemata. Ei no, ei, kuuleda, see ongi, vaata seda veepumpa. Saad sa aru, ma rääkisin kolleegidele seda, et kas teil on olnud siukest asja, et veepump lihtsalt ei tule kätte, nad ütlesid mulle, et see on raudselt midagi kinni. No vaadake seda. Nagu see on kinni roostetanud. See on täiesti kinni roostetanud. Vaata kui nagu, krabuline. Ma olen jumala kindel, et see on originaal veepump. Mida perset, näe? Täiesti uskumatu. Ühesõnaga, ma annan teada, kui meil on see sisu käes. Ma arvan, et seda ei juhtu, aga näete siukeses amatööri garaaži videodest, näete siukest asja, mida isegi professionaalid ei ole näinud enda eluaja jooksul. Nii et räägime teiega siis, kui mul on need tükid sealt mootori sees kätte saadud, nii et stay tuned. Nii, 5 minutit hiljem, päriselt 5 minutit hiljem ja me saimegi selle tüki ilusti kätte. Me lõime selle tüki sisse nagu otsast lõpuni välja või mootori voola ja siis ma lasin Sarossiga puhtamaks ja see tükk on siin. Et näha on, et see on päriselt, ma arvan, originaal olnud ja see originaaltükk on olnud siin aastaid. 5 minutit tööd on veepumba vahetus päris elus, ütleme BMW-l, tegelikult päris lihtne BMW-l seda veepumpa vahetada. Minu silmad seda näinud ei ole, mul on veepump, ma arvan, siuke circa 100 ei saa öelda, aga ütleme sinna ligi lähedal vahetanud neid ikkagi just omal ajal. Koolis sai ikkagi mehaanika kunagi oltud, on ju, aga siukest asja minu silmad ennem näinud ei ole töö juures, et mul on selline probleem, et mis ma nagu tegema pean. Ja kõik arvasid, et ma olen lollakas, kõik arvasid, et ma olen poldid sisse jätnud kuhugi. Aga see on täiesti haige, nagu 1,5 meetrit sörkkangiga pinget peal hoida ja teine paneb siis selle liughaamriga täie pauguga. No, kes oleks seda ette osanud näha? Ja seda, et üldse seda tükki kätte saada, me pidime mitte pool, vaid terve nina lahti võtma
ja noh, see on ebareaalne lihtsalt. No positiivne on see, et automootor on terve, aga noh, see töö, mis praegu oleks, ma arvan, palju meil kulus. Eile sa tegid sellega mingi kuradi paar tundi. Liiga kaua läks, aga vähemalt saame tehtud. Ja nüüd puhastame selle lausti ära seal. Mul on siuke traatari trelli otsas. Sellega laseme selle pesa kõik ilusti originaal seisundisse tagasi ja siis paneme uue veepumba külge. Ja pean ausalt tõdema, et kui ma siin sellega mängisin, siis ma tegelikult tegin ühe väikse pahanduse ka. Pahandusin siin. Et ma ei saa aru, kas see on nagu mõra või see on nagu mölk, aga mul on sellist asja nagu vedelmetalli. Ma panen selle vedelmetalli siia peale või tegelikult mul on seda plokikane kuradi silikoonid äkki sellega ära mätsida. Et selle pahanduse ma pean ausalt üles tunnistama. Siis muidu keegi kunagi ostab selle auto ära ja siis ütleb, et ruut tegi sitta. Siis ma tunnistan kõigil üles. Selle tegin küll, aga ma arvan, et keegi peale minu selle lahti poleks saanud. Nice. Mis sa arvad, Andre? Ma nüüd tehniliselt sai Andre lahti, aga mul olid mõtted, kuidas lahti saada. Aga vot, paneme nüüd uue tüki külge, puhastame selle lausti kõik siit ära ja siis komplekteerime selle auto ära, paneme uue dossooli sisse ja vaatame, mis sellest elukas saab. Kas saab elu asja või saab? Pumm, auto on koos. Nina kokku panemine ja lahku võtmine, see on vist ainus asi, mida me Andrega oskame kiirelt teha. Teiste asjadega, nagu näha oli, 5 minuti töö sai siin circa 5-6 tunni tööks ja sellist asja ma arvan ei oleks mitte keegi osalt ette näha. See on täpselt see, et ütled naisele, et 5 minuti pärast kodus 5 tundi hiljem ja siis magad diivanil. Aga rohkem täna ei teegi, et meil on väike probleem. Ma hakkasin dosooli sisse kallama, et jahutussüsteem ära õhutada ja kokku kõik panna. Siis paisuvagil on sellised oorõngad ja need on katki. Tellin ära ja homme teeme edasi. Et päris pikk päev jälle. Mis meil ei tea, mis kell on vist jälle 9 või pool 10. Et jälle siuke circa paar tundi tööd ja nii on. Nii et näeme teiega homme. Nii, me oleme tagasi garaažis. Meil jäi eile pooleli sealt maalt, et oorõngad paisuvagil olid kulunud ja dossooli pidanud. Siis ma käisin täna shoppamas, meil on laua peal natuke rohkem kui lihtsalt ainult paisupaak. Ilmselt natuke üle paisutatud, aga ma mõtlesin, kui me juba nii palju oleme teinud, siis teeme ikkagist hoolduse ka, et siin on tihendid, salongifilter, paisupakus, õlifilter, küünlad, et kui juba nagunii oleme nii palju teinud, et siis teeme ilusti, hooldame kõik ära, kõik sõlmed, et kõik oleks väga hästi ja Andre ongi juba positsiooni sisse võtnud, auto alla roninud. Siin kirjutati ka mulle, et pakuti tõstukit, et miks tõstukit ei ole, siis tegelikult on nii, et vaikselt on taustal näha, et kogu aeg on midagi arenenud, kuskilt on mingid riiulid tulnud, me oleme midagi teinud siin, et meil on see hobigaraaž ja tegelikult me tahame tõstukit. Ma ei ole lihtsalt suutnud leida endale motivatsiooni nii palju, et maksta see raha, et tõstuk osta, kuigi ilgelt mõnus oleks ja ilmselt tulevikus ka või lähiajal isegi tegelikult ostame. Et me siin nokitseme autodega, nokitseme siin garaaži uuendamisega, et garaaž on tegelikult päris suur projekt, et see, me oleme päris palju teinud siin juba, aga päris palju on ka veel vaja teha ja meil ongi väga palju plaane, väga palju mõtteid. Aga senikaua, mis ma ikka jutustan, et plaani juba ütlesin, mis me hakkame täna tegema ja teeme selle suure hoolduse ja siis on nii tšavo. Ühesõnaga, paneme kaamera käima, timelapsi käima, jälle järjekordsed ja teeme tööd. Mis teema nagu sellega on? Sisuliselt, okei, see nagu antud sõiduk on odav, aga BMW mehed ei raatsi nagu leida 50 eurot, et õli vahetada. Me teeme sellele auto praegu õli vahetust. Noh, thanks. Õlifiltri peal on näha
et kõik on selles suhtes mootor on terve, aga sa nagu näed, et seda ei ole vahetatud, et õlivahetus on üle lastud nagu. Mis on nagu aru sellest nagu väga? Õli maksab 35 €, filter maksab 5 €, leti hinnad veel. Et vahetage autol õli ja hooldage seda, mis äkki kestab ka. Et muidu minusugune peab odava rahaga ära ostma ja siis ise heaks tegema. Mis on ka tore, aga natukene totter. Kui ma just ennem rääkisin, et selle autol ilmselt ei ole pikalt õli vahetatud, siis kuna ma vahetasin klaprikabrikaane tihendit, siis mul on kohe teile näidata tõestus, mis juhtub autoga, kui õli ei vaheta. Ja mis siis juhtub täpsemalt on see, et see vana õli ladestub mootori peale. Et siin on ilusti selgelt näha, et mootor on paksult seda vana õli täis. Et vahetage õli, ei olegi rohkem midagi. Teeme edasi. Aga sinu oma töötas? Praegu ei tööta mitte kohvi. Mis tegid? Mina ei tea midagi. Töötab? Ei tööta. Töötab? Sisemised ei tööta. Naljakas. Pane laukad. Mis siis töötab? Gabariite näitab? Pane kaugad. Töötab ju. Mis töötab? Gabariit töötas kogu aeg ju. Tulevane insener. Ma mõtlesin gabariit. Gabariit töötas kogu aeg. Ma juba vaatan sinna gabariiti näita nii kaugele. Gabariit töötas kogu aeg enne ka. Jaa, aga ma räägin, et see on lähituli ju. Ainult meil ei töötanud on ju. Kaugtuli on see, näed? Jah, see ei töötanud enne. Jah, aga ma küsisin lähituli. Sa mine Küsisin lähituli. Küsis. Mida sa kontrollid teist korda üle, sa tuled tööd. Oi, pläät. Ühesõnaga, meil on selle autoga selline olukord, et tal on korda ülevaatus, mille ma korda teen. Ja ülevaatusel oli märgitud sellised asjad. Alex paneb siia nüüd asjad, märkused. Et ABS, ja siis oli üks asi veel, tuledega. Andro tegeleb praegu, karjub seal, mähib. Aga ABS-iga, et ABS-iga oli selline viga, et oli märgitud, et tuli sütti. Ja ma võtsin speedomeetri laual endale. Ja ma ei ole näinud sellist lähenemist. Tagantjärgi mõeldes tegelikult pole kunagi teinud nii, aga tundub päris hea, kui on vaja. Aga siin on silikooni pantud, et tuli ei põleks. Nii et jah, meie niimoodi kahjuks asju ei tee. Võtame siit silikooni ära, paneme kokku tagasi ja paneme arvuti taha, vaatame, kus see viga tuleb. Ja takka tipuks on ka mootori tuli silikooniga ära peidetud, nii et saab huvitav olema. Et paneme selle pusle kokku jälle ja siis paneme külge ja hakkame viga otsima. Meil on random õhtu, Andre tuli minu juurde ja me arvasime, et auto on korda tehtud, et kõik on ilus kena. Siis helistas mulle 5 minutit hiljem ja ütles, et on tee ääres. Ja meie ilus töö, mis me kõik selle auto kallal tegime, lendas vastu taevast. Et mingi jahutustoru läks katki ja me pidime käru võtma, et käru kärgi tulla. Et ei saa läbi veel see remondi osa selle autoga, et ajame kohe sisse, vaatame, mis siin viga on. Äkki läheb lihtsalt, äkki läheb raskelt, eks kohe varsti selgub. Ei ole need pühapäeva õhtud kergemini pühapäeva täna, et uuel nädal pidime tegelikult teiste asjadega tegelema, mitte nüüd mootori osaga. Et võtame kohe selle pahal poisil kõhu lahti, mis siin kapoti all viga on.
et ilmselt läks, ma juba tegelikult tean, mis läks, ma juba mõtlesin selle peale välja, mis ma juba mõtlesin välja, et vaatame, kas mu diagnoos peab paika, et see on see 1.8 mootor ja mingi siuke äge, mingi flants seal mootori taga, jahutusflants, et ma loodan, et meil läheb nii hästi ja see on nii kerge fix, et selleks me peame siin paar asja lahti võtma ja siis juba näeme, mis karul kõhus on. Vot, aga räägime teiega ilmselt homme, sest et täna on kell palju, ma tahan näha, mis viga on ja siis juba lähen koju. Nii et näeme homme. A few moments later. Andre, tahad teha sissejuhatus ja sissejuhatus? BMW engine. Kaput. Kohe näitame. Me näitame algust siia. Näita kõigepealt sinna, jah. Kuhugi lekkis midagi auto oli lekki. Aga... Kõlab juba halvasti, on ju. Auto on sõitnud siin igapäevaselt. Tõmbu nüüd tipstik välja, vaatame, mis seal toimub. Yes. Oleks vaja kuhugi joosta sellega. Ma arvan, mis tõmbu välja. Oi, miks siin nii palju midagi sees on? Tõmbu rohkem välja, et siin meie täitsa pekkis on. Vähemalt võib öelda, et kuival ei olnud mootori. Selles suhtes jah, palju me peale kallasime siia. 3 liitrit minu juures. See on nagu lollakad kallama peale, ei saa aru, kuhu jaotusvedelik kaob. Ja nii haige. Ei saa aru. Ja nii haige, kui see ka ei ole, siis auto ei tossanud. Me tegime enne seda remonti, tegime ka plokikaane testeriga testi. Kõik oli korras ja siuke pomm uudis siia. Ma arvasin, et me tõmbame ÜV peale homme. Ma arvasin ka. Me juba diagnostid asjad tehtud on ju, et teeme homme ülevaatus ja lähme sõidame ja see lõbu lõppes küll väga kiirelt, väga äärselt. Nullist tagasi. Ja kogu see töö, kaua me veepumbaga endasime 6 tundi, me läksime selle sama ajaga, kui kaua me selle veepumbaga endasime, me läksime teinud siin mootori vahetus ära juba ja ma pean ütlema ausalt nüüd, ma ei teagi, mis ma teen selle autoga. Ma praegu suht vihastasin tegelikult. 150 € läks kõik need asjad kokku hoolus. Mis siin ikka, no homme ätkad üles on, paneme siia uue mootori vahele ja õhtuks sõidab. Ma ei tea, kas sellele pointi või? Muidugi on. Sest tegelikult auto on nagu kena, normaalne, viisakas. No see on tegelikult on nagu üldse ongi kummaline, sest et me defekteerisime. Eelmine õli oli puhas, sest et me ju veel vaatasime filtrid asju. Ja nüüd täiesti lambist välk selgest taevas, kui auto on tehtud uueks, uus õli sees, kõik asjad ja nüüd pum, et nagu äkki seal oli vaata nüüd see, et nagu mis ma kahtlustasin, et sinna pandi seda jahutusvedelikku stopperit sisse vaata. Äkki ta nagu need jahutuskanalid, võib-olla oligi plokikaane tihenduni ära ja jahutuskanalid ta ummistas ära niimoodi, et plokikaane tihend jäi nagu pidama, aga nüüd läks see uus tosolka sisse, pesuaine sisse, kõik see sodi seinte küljest lahti ja nüüd äkki tõmbas plokikaane tihend ära. Meil on uus päev, uus hommik ja meile juhtus meil see probleem autoga ja me oleme garaažis tagasi ja mõtleme, mis me selle autoga nüüd peale hakkame. Ma olen siin öö läbi möönud, Andrel on enda visiooni, et nagu fuck it, et teeme mootori vahetuse, teeme korda. Ma ei tea, kas ta täna nii optimistlik on selles osas ja plaan B on see, et müüa auto maha nii, nagu ta on. Sest et auto on tegelikult korralik, ta on kere korralik, välja arvatud see mootori osa ja sellest saaks asja, aga lihtsalt ma täna nagu näen seda, et kalkuleerin seda, et kas ta on nagu mul endal mõistlik seda teha. Et mul on vist kõige lihtsam ja kõige mõistlikum see auto maha müüa, nii nagu ta on ja äkki keegi teine entusiast on piisavalt suure huviga ja teeb siin selle mootori vahetuse. Ja kui ma ei saa seda müüdud, siis teeme mootori vahetuse, ega ei olegi midagi, või siis plokikaane töö, emba kumba. Et siuksed lood. Et see video pidi teistsugune olema ja aga siis vähemalt selles video lõppu paneme nüüd oma need kõik Winterbeaterid müüki. See uuel nädalal lubab lund, saavad keegi lustida ja nautida ja jah, et lähme ajame selle auto õue, teeme müügipildid ja siis paneme müüki ja Alex paneb siia auto 1, auto 2 ja saate ära osta. No loogime seda protsessi ka, kuidas autot müüakse. Tegelikult ma mõtlesin, ma jään selle auto õue, aga ma vaatan, et meil tegelikult tegime garaaži suht korda praegu, et visuaal on kena. Ühesõnaga, mul on siuke teooria alati pildistades, et peeglite kõrgusel
paned telefoni siia niimoodi. Selleks muidugi peab olema ka hea telefon. Mul on iPhone 14, see teeb suht normaalselt klõpse. Et peeglõrgusele, siuke, tegelikult nurk on halb, aga muidu jääb prügi peale. Olemas teisele poole. Autodealeri projekt praegu siin. Muidugi ma ei tea, kas see Winterbeater on muidugi hea projekt, aga need lähevad praegu talvel nagu soojad saiad. Ronime kuhu katse, saada paremat kaadrit. Vaatame, kuidas pilt jäi. No kurat, siis parem olla. Nii. Ja nii lihtne see ongi. Ja siis teed autodealeris, teeme selle autodealeri protsessiga läbi. Kuidas autodealerisse, kui lihtne tegelikult autodealerisse kuulutused panna. Ma ei tea, kas te olete Auto24 pannud. Tegelikult on palju suurem protsess, et autodealerisse on kõvasti lihtsam. Ja kuna meil on siin Trani nüüd, ma ei tea, kuidas me siit teeme. Tuli vist enam vähem. Lõpuks näeme pärast tõuga ikkagi, sest ma arvan pilti tegema. Nii. Aga kõige tähtsam asi, vaadake, et aku oleks täis. Nüüd saame 5 minutit oodata, laeme akut täis ja siis teeme uuesti. Nii, aga meie vorbime siit kokku. Autodealeri jaoks on meil pildid tehtud autost, et paneme selle auto üles ja meil on lisaks veel sellele autole on tegelikult lausa 3 autot autodealerist nüüd. Et meil on see teine Winterbeater, mille me üles panime juba varakult, et saaks ikkagi maha müüdud selle. Ja nüüd siis tuleb see juurde ja lisaks on meil see Mitsubishi 3000 GT veel müügis, et keegi õnnelik võib selle autoga ära osta. Ja veel lõpetuseks ma ütlen seda, et tegelikult selle autoga keegi ei saanud üle, ma teadsin, mis ma ostan, ma teadsin, et see auto on plokikaardijuhendi veaga, ma lootsin, et ei ole. Ja vanaomanikuga tegelikult, vanaomanik on chill ka, et me oleme suhelnud ja kõik on nagu hästi, et lihtsalt natuke tobe vaata, et tegin nii palju tööd ära ja siis ikkaks läks katki, et mul lihtsalt viskas praegu kolli ette, et ma ei vabatahtlikult seda mootorit vahetama ei hakka. Et kui meil nüüd auto ei saa müüdud, siis teeme osa 2, vahetame Andrega siin 1 nädal vahet selle mootori ära, aga praegu esialgu prooviks müüa ja sellega ongi kõik. Mul rohkem öelda midagi lõppu ei ole, aga siin on kõik nüüd, et pange like, pange share, subscribe ja näeme juba teiega järgmises videos, nii et tšau!